riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee. Saatesarja Riskid või kindlustad järjekordne osa on teie ees, head vaatajad ja kuulajad, ja kuna selline suurem puhkuste hooaeg on just algamas, siis on täna arvatavasti eriti paslik kõneleda teemadest, mis puudutavad reisimist. Ja täna on meil saatekülalisteks tulnud LHV kindlustuse isiku ja tervisekindlustuse tootejuht Annika Alasi. Tere. Ja Seesami reisi- ja tervisekindlustuse tootejuht Marit Raag. Tere. Rõõm näha teid. No, arvatavasti on vist nii, et kui kodus oma igapäevaseid asju ajad, siis on neid riske, mis võivad siin oma igapäevaelus ette tulla, võib-olla pisut lihtsam niimoodi maandada siis, kui sa reisile minema hakkad või juba oled seal. Et välismaal kindlasti tuleb ette olukordi, mida kodus võib-olla nii palju ei trehva. Ja täna siis tõesti sellest reisimisest kõnelemegi. Millist, ütleme siis, käitumisjuhendit inimestele soovitada, kui on tulnud mõte, et läheks reisile? No selge see, et on vaja need hotellid, eks ole, ja ma ei tea, transpordid ja asjad. Just kõndisin siia, siis mõtlesin, et ega see reisimine on ju seikluseks ja seiklusel ikka juhtub igasuguseid asju. Reeglina positiivseid. Reeglina positiivseid, absoluutselt. Aga kui on mingisugused juhtumised, mille vastu sa tegelikult saad ennast ära kindlustada, siis see on väga äge ja väga positiivne. Et eks me panemegi, sa oled ilmselt nõus, et inimestele südamele, et mõelge läbi, mida te teete, mida te plaanite teha, kellega te lähete, kas te lähete lastega, kas te lähete, ma ei tea, mägedesse, mida iganes, et kõige olulisem on see, et ise siis inimene mõtleb läbi, et mida seal ikkagi juhtuda võiks. Just. Ja kindlasti tuleks sõlmida see reisikindlustus kohe, kui on ostetud lennukipiletid, on majutus broneeritud, et hiljem, kui sõlmida kindlustus, võib olla juba juhus, kus kahjuks kindlustus ei kata, kuna juba on näiteks juhtunud mõni ootamatu õnnetus või mis iganes. No ma just tahtsin küsida, et ma pean pattu tunnistama, et mõnikord, kui on selline ootamatum komandeering, et on vaja järsku minna kusagile, siis tõesti on tulnud alles lennujaamas meelde, et reisikindlustust polegi ju tehtud üldse. Kas siis on juba hilja? Või on veel ikkagi lootust midagi teha? Siis on sul võimalus sõlmida meditsiiniabikindlustus, jah, võid tõrke ka sõlmida ja pagasi samuti saad, aga ütleme nii, et kui juhtub seal nüüd lennujaamas mõni ootamatus, et siis jah, olenevalt kindlustuskatte laiusest ei pruugi see olla kaetav. Aga kindlasti jah, tuleks mida me alati paneme südamele, et sõlmi varem või kui sul on väga palju komandeeringuid, siis sõlmi endale korduvreiside kindlustus. Aha, mida see tähendab? Äkki räägiks lähemalt? Võib-olla mõni ei teagi, et on võimalik pikemajaliselt teha. Sa sõlmid omale aastaks kindlustuse, sul on võimalus käia nii palju kordi, kui ainult soovid. Võid käia iga 10 päeva tagant reisil, aga ja ühe reisi pikkus nüüd olenevalt kindlustusseltsist jääb sinna kas 30-60 päeva. Ahah, see üks reis. Ja ühe reisi pikkus on piiratud, aga reiside arv ei ole piiratud, nii et aasta jooksul. Ma olen ka Maritiga nõus, et siis on vähemalt kindel tunne, et kui ikkagi kukud kas või enne seda lennujaama, kui sa jõuad selle kindlustuseni, et siis tegelikult on kogu aeg olemas, mis iganes juhtub. Seda ma tahtsin ka just küsida, et ma nüüd olen väga tark ja teen varem, mitte nagu mina seal lennujaamas tulen meelde alles. Et mul on kindlustus juba peal, et kas see hakkab kehtima siis, kui ma välismaa pinnale astun või on see juba varem erinevad juhtumid mul kaetud? Jaa, et reisitõrke kindlustus reeglina on siis 3 päeva pärast, 72 tunni pärast algame sellega ja see tähendab seda, et siis see 3 päeva tuleks siis ilusti vastu pidada ja ettevaatlikult liigelda, eks. Ja peale seda on siis teatavad juhtumid kaetud, et mida ikkagi kõige rohkem juhtub, ongi siis haigestumist, väikseid õnnetusi. Enne reisi haigestumine, see on nüüd kõige sagedasem tegelikult kahjujuhtum. Et eriti peredega, väiksed lapsed, kes iganes on kindlustus hüvitab siis kõik sinu reisikulud ja
muidugi kuni valitud limiidini. See on väga hea tähelepanek, sellepärast, et need limiidid on teinekord just need, mida inimesed võib-olla tähele ei pane, et kui sa saad selle kindlustuspakkumise, siis eks loomulik on see, et inimene vaatab kõigepealt, et mis see massab. Ehk siis see summa, mida ta peab kohe välja käima ja võib-olla jäävad tähelepanuta need limiidid just, et räägime sellest siis kohe lähemalt ka, et oleks inimestel see teadlikkus vähe suurem, et mis need limiidid siis võiksid olla, sest ma lähen reisile, annab arvutada, et ma ka täpselt ei tea ju, et mis see siis mõistlik või tark oleks, sest üle ka ju ei ole ju mõtet ju dimensioneerida neid asju, et on mingi selline, ma ei tea, mõistlikkuse printsiip siin. No kui me nüüd juba sellest tõrkest rääkisime, eks ju, siis tõrke juures ikkagi tasuks vaadata, kui palju sa neid kulutusi siis juba teinud oled ja sinna natukene juurde panna, a la 30% võib-olla juurde panna, et kui sul reisi ajal juhtub mingisugune ootamatu juhtum ja sa pead tagasi lendama Eestisse, siis need piletid enam nii hea hinnaga ei pruugi olla, kui sa läksid, eks. Et sa peaksid siis vaatama, millised kulutused sul tehtud on, ehk et hotell, lennupiletid, autorendid, kui on midagi veel ette broneeritud, et see summa peaks katma need ja veidikene juurde lisama. Pagasi osas vaatad ka, palju sul seal seda parandust siis on nii-öelda, mida sa kaasa võtad, hindad enam-vähem ära ja teed siis selle pagasikindlustuse. Ja meditsiiniabiga, mis on siis see 3. peamine risk, et seal siis tuleb juba vaadata, kuhu sa reisid. Et Euroopas võib-olla piisab seal 200-500 000, aga minnes nüüd näiteks kaugemale Ameerikasse, kus on ju arstiabi väga-väga kallis, et seal juba võib neid summasid kenasti suurendada enda sellise meelerahu huvides, et medtabi ei ole ju nii kallis ka kliendile, et pigem ikkagi võtta rohkem. Jah, et peredega reisimise sellised meeliskohad nagu Türgi ja Egiptus, et kindlasti ka seal peaks olema see meditsiiniabi summa oluliselt kõrgem. Et võin siin kohe ühe näite tuua, näiteks Egiptusest Air Ambulance, võtsime hinnapakkumine oli 45 000 kuni 55 000, et ehk siis arvestame, et juba üksi transport Eestisse on sellise summaga, et ehk siis sinna lisandub siis haiglakulu, voodipäevatasud, operatsioonid, et ehk siis on kordi, kus tõesti see 500 000 on kindlasti miinimum, mida üldse valida. Kas teil ongi mingid miinimumid ka, et Kalla selle lihtsalt ei tee või on maksimumid ka, et üle selle ei tee? Üldiselt on Eestis praegu on miljon on see, ütleme, see lagi praegu, mida pakutakse, aga ütleme nii, et alla 100 000 isegi naaberriiki ei soovita kindlasti võtta kindlustust. Et võin siin jälle ühe näitega kohe tulla, kus Rootsis kujunes koos haige koju toomisega väike südameprobleem, 20 000 eurot, et okei, see oli nüüd, jäi 20 000, aga kui see südameprobleem oleks olnud suurem, oleks olnud vajalikud operatsioonid, siis oleksime me rääkinud juba sadadest tuhandetest. Korraks selle tervise juurde tagasi tulles, et kui mul on see reisikindlustus tehtud, et see probleem ilmneb reisi ajal, aga ravitakse mind koju jõudes, et kas see koju jõudes kuidagi ka mingid, see kindlustuse alla kuidagi läheb või et ühesõnaga, kus maalt see juhtum lõpetatakse teie jaoks? Siis, kui me oleme ilusti turvaliselt kliendi Eestisse toonud, et siis meie jaoks see lõpeb, et siis juba on kohalik ravikindlustus. Selge, et kui koju saad, siis on juba edasi tema enda mure. Just. No selge. Neid välismaale reisimis on hästi erinevaid, selge see, ja need riigid on väga erinevad, et kas nüüd riigiti või piirkonniti ka kuidagi kindlustuse vaatest need olukorrad erinevad, et kas ma lähen siis, ma ei tea, see samasse Lätti, Leetu või ma lähen kusagile väga eksootilisse riiki, et kas, mida siis tähele tuleb panna? No eksootilistes riikides on ikkagi ju teistsugused haigused, on kindlasti mingisuguseid nakkushaigusi rohkem, mida meil siin ei ole. Samas Türgid, Egiptused ilmselt meil mõlemal ju paistavad silma selle poolest, et neid kõhutõbesid on seal väga palju ja seal samamoodi tegelikult see ravi ei ole väga odav, et kui ikka kõhutõbi, siis ikka tervel perel. Just. See kõhutõbi minu meelest on mõnedes riikides selline täiesti
tavaline asi, et sa peadki reisi ajal kindlasti olema. No ei pea tingimata, et ikka soovitaksime siis seda jääd vältida ja kõike, mida ise saad teha selle heaks, et mitte kõhutõppe jääda. Sest et väga kahju ju, kui sa 4-5 päeva pead hotellitoas või veel hullem haiglas veetma. No terve reis oledki tualetis, et siis ei ole tore reis, ei ole tore seiklus, et kuigi jah, tuleb öelda, et neid tõbesid on palju. Aga eks ma eksootilisemate riikidel võib-olla päris Egiptust ja Türgit ja sellist tavapäraseid sihtriike ei pidanudki silmas, et võib-olla saab ju minna tõesti ka täitsa sellistesse kohtadesse, millest mõned inimesed pole kuulnudki, et olemas on. Et kas seal on mingid eraldi nõuded, mingid, ma ei tea, liikluskindlustuse kui teed, eks ole, siis on seal ju kirjas, eks ole, kehtib Euroopa Liidus ja see nendes riikides välja arvatud kohevad need ja need riigid. Kas teie puhul on, või ütleme selle reisikindlustuse puhul on ka mingid välja arvatud need ja need riigid? No sa pead alati vaatama, et sul oleks siis sellisel juhul kogu maailma kate. Et ehk siis ka juba kindlustus sõlmides ostes on sul ju valikud. Sa pead vaatama, et igal juhul see riik oleks sinu valitud piirkonnas sees. Et sa ei pruugi alati nii olla? Absoluutselt ei pruugi. Et ehk siis sa pead vaatama sama, kui on ka krediitkaardiga kaasas, et ka seal võivad olla erinevad paketid, kus ei pruugi olla kõigil kogu maailma kate. Et alati tuleb neid asju vaadata. Lisaks on ka eri riikides minnes nõuded. Et ehk siis toomegi näite siin vaktsineerimise nõue, kui ja seda saab alati inimene ise kontrollida Välisministeeriumi lehelt, reisitargalt, seal tuleb vaadata, mis on sellesse riiki sisenemisel nõuded, kas on teatud vaktsiinid peavad olema, kas selleks on vaja dokument kaasa võtta, sest kui need nõuded on täitmata, siis ei pruugi kindlustus hüvitada, kui nüüd sinna riiki sisse ei lasta. Et ehk siis see siis ei osutu kindlustusjuhtumiks. Jaa, sest ma ise olen ju ka päris paljudes erinevates huvitavates riikides käinud ja tõesti mõnesse riiki ei lasta sissegi lihtsalt, kui sul ei ole a la kollapalaviku vastu vaktsiin tehtud või mis iganes need tõved võivad sealkandis just nimelt siis olla. Et juhul, kui mul nüüd on teadmatusest või mis iganes põhjusel see nõutav dokument tegemata, mind ei lastagi riiki, siis see kindlustuse kaitse alla ei lähe, nagu ma aru saan. Ei. Seda on ka ju hea teada inimestel, et päris nii ei ole, et teen kindlustuse ära ja siis ma vabanen ise igasugusest vastutusest. Jah, sest see on nõutav dokument ja jõuame siis sinna samasse, mis kindlustusjuhtumeid, mis tegelikult ei osutu kindlustusjuhtumiks, lõpuks on see, et kui minnakse näiteks läbi Suurbritannia, mõnda teise riiki ja kui sul pass puudub, lähed oma arust sõidad küll mööda Euroopat, aga sul on sõit läbi Suurbritannia, sind riiki ei lasta, siis see on ka sul ei ole ikkagi nõuetekohane dokumentatsioon, millega sa pead olema ennem tutvunud enne reisi. Et ehk siis jõuame sinna alguse küsimuse juurde tagasi, et mida klient peab tegema ja teadma, kui ta reisi planeerib. Selle Suurbritannia juures tahaks tegelikult täitsa eraldi veel peatudagi, sest et ma olen tähele pannud ka oma tuttavate ja mis tuttavate ise endagi pealt, lähebki tõesti meelest ära, et Suurbritannia ei ole Euroopa Liit. Just. Juba jupp aega. Et mis dokumendid, mis me inimesele võiksime südamele panna, kui ta ei pruugi ju mitte Suurbritanniasse minna, vaid vahemaandumised teha ju Suurbritannias, et siis juba on ka ju ikkagi sisenemine ja, absoluutselt. Pass peab olema siis olemas. Mitte ID-kaart. Jah, absoluutselt. ID-kaardiga jah, sa saad siin otse lennud, sõidad Itaaliasse, sa saad väga hästi ID-kaardiga hakkama. Aga on riike, kus on vajalik pass, et ka seda jälle tuleb ilusti, lähed Välisministeeriumi lehele ja vaatad järgi, mis on sinu dokumendid, mis on vajalikud, et riiki siseneda. Ka transiidi korral. No selge on see, et ega kui lastega veel eriti, kui reisile lähed, et ise võib veel minna 20 taskus, et võtad selle hambaharja ja isegi seda ei pea võtta, selle saad ka lennujaamast, kui väga tahad. Aga lastega minnes siis ma kujutan ette, et on neid kodilaid ikka rohkem kui rubla eest, või nii öelda. Kas need asjad, ma ei tea, vankritest alates ja ma ei tea, mis kõikide asjadega lõpetades, mis nüüd kaasas on, et kas need käivad kuidagi selle kindlustuskatte alla või need pean eraldi veel kindlustama või mul on äkki kodukindlustus ka tehtud, siis on ka mingi teatud vara ju kaetud, et kuidas nagu vältida selliseid dubleerimisi või et kas te vaatate, et sellel inimesel on ju see kindlustus tehtud, siis seda
ei ole mõtet topelt võib-olla kindlustada või? No, meie ei saa ette jälle nõustada, eks ju, et siin tulebki mängu see, et seda reisikindlustust peetakse kuidagi hästi lihtsaks, et ma lähen hästi kiiresti netti või mobiili, ma teen selle ära, on ju. No see on samas lennujaamas. Samas lennujaamas, nagu sina teed, on ju. Ei, ma ei tee seda kogu aeg. Ma ei taha nüüd seda muljet ka jätta, aga on tulnud ette olukordi, ma arvan meil kõigil. Aga tegelikult me ju tingimusi ei vaata, et reeglina tingimusi ei vaata, et inimese aju töötab niimoodi nagu selline kognitiivne kiirtee, et ta nagu selektib hästi kiiresti ära, mul seda on, seda ei ole, et väga keerulisse kohta ei lähe. Aga üldiselt nagu natukene peaks ikkagi nagu vaatama isegi sellel nii lihtsal asjal nagu reisikindlustus on ju, et on väga nüansirohke. Ja samas siis sa loed oma kodukindlustuse ka, et kas sul on vaja midagi topelt teha, et üldiselt klient ilmselt niimoodi ei mõtle, ta teeb siiski oma reisikindlustuse ära. Ja reisikindlustuses nüüd kogu see laste asjade majandus läheb siis pagasikindlustuse alla. Ja seal ongi väga oluline, et kui sa loed siis kokku oma pagasi, et sul on, ma ei tea, riided, võib-olla mingi tehnika, siis need kärud, ma ei tea, beebimonitorid, mida iganes veel on vaja pisikese lapsega kaasa võtta, et need tuleb arvestada kõik sinna pagasisumma hulka. Et kärude selline, nii-öelda natukene lõhkumine ja maha unustamine, see on ju tüüpiline kindlustusjuhtum. Ja väga-väga suur probleem, kui sa oled kohale jõudnud, sul on alla aastane laps ja siis sa hakkad teda sülest tassima, eks ju, et siis on vaja kas käru rentida või uus käru osta. Ja see siis hüvitatakse, kui on see pagasikindlustus tehtud. Jaa, absoluutselt. Kui ei ole pagasikindlustus, korra teeme sellega selgeks, et on olemas selline tavapoliis või kuidas seda siis nimetatakse ja siis on need lisakaitsed. Et see vist on ikka erinev asi, et kui sul on ka see tavapoliis olemas, siis ei pruugi seda vankrit sulle veel ju hüvitada. No, mida mõeldakse tavapoliisi all, kui sa mõtled meditsiiniabi, siis jah, ei ole sul ei reisitõrge, ei pagas, ei kõik muud asjad. Et loomulikult on ka, kui siis lennufirma ütleme, annad oma pagasi ära ja siis saab see käru näiteks kahjustada. Et siis tuleks alati registreerida see kahju ka lennufirmas, tuleb ühesõnaga vigastused kõik kirja panna ja ka lennufirma võib selle hüvitada, et ehk siis kindlustus siis hüvitab siis, kui lennufirma ei hüvita. Aga kumma poole ma pean siis ikkagi pöörduma, et kui mul on tehtud kindlustus ka ja see lennufirma, kellega ma suhtlen? Alguses kindlasti lennufirmale tuleb anda teada, tuleb registreerida ja samuti ka nõue esitada lennufirmale, sest tegelikult nemad on ju kohustatud ka vastutama selle pagasi eest, mis on neile üle antud. Aha, nii et kõigepealt nemad ja ma ei tea, kui mingil põhjusel sealt ei saa abi. Kui ei saa vastust või see viibib, et siis kindlasti kindlustusse koheselt ka. Või siis, kui ei ole, ütleme, hüvitatud on võib-olla 50% või midagi sellist, et siis jah, ülejäänud osa saab kindlustus hüvitada. Hästi, me rääkisime nüüd lendamisest või reisi sihtkohta jõudmisest või tagasi jõudmisest, aga kui ma nüüd koha peal olen ja mingis hotellis viibin seal, et kas siis hotell vastutab ka mingite asjade eest, et jällegi kõigepealt pean hotelli pöörduma, kui sealt abi ei saa, siis alles kindlustuse poole või? Kuidas see skeem siiski? Ja, no tegelikult ikkagi kõigepealt teenuse pakkuja poole, et tema vastutab ka samamoodi, et siin võib-olla muidugi jälle inimestele meelde tuletada, et asjad peavad järelevalve all olema ja ise pead kenasti hoolitsema selle eest, et ütleme, kas seda purunemist või vargust siis ei toimuks. Aga pigem jah, kõigepealt teenusosutaja, kui teenusosutajaga tekivad siis kas erinevad probleemid või ei hüvitata 100%, siis tuleb kindlustus appi, et lõppkokkuvõttes klient hätta ei jää. Just. See hätta jäämine on vahest ikka see, et mul on paanika jaanika, kui mingisugune jama juhtub, et siis ma ei saa enam midagi aru, et kelle poole või kuidas, et mina ikka võtan telefoni ja helistan või kirjutan sellele, kelle juures ma olen ennast kindlustanud. Et küllap vist nõustate ju siis ka, et mida on nüüd antud olukorras üldse tegema peab ja kui on mõistlik kas lennufirma või hotelliga seal suhelda, et siis just, kahjukäsitleja kindlasti nõustab, et pöörduge palun siis lennufirma poole, võtke see tõend, esitage meile ja noh, et ei ole nii, et see kahju käsitleja tähendab ainult seda, et kas ta ütleb jah või ei. Ei. Et ta ikka annab natukese nõuga. Absoluutselt. Seda on hea teada, siin on selline turvainimene olemas. Üks selline huvitav koht veel minu jaoks ka on see, et tihtipeale, kui sul on krediitkaart, et siis sellega kaasneb reisikindlustus. Mida see reisikindlustus endas tähendab? Kas see tähendab, et ma
rohkem ei pea muretsema mitte millegi pärast või peab ikkagi ka vaatama, et mida see siis katab seal täpselt? No päris nii ei taha öelda, et üldse muretsema ei pea, et ikkagi peaks oma kaitsed üle vaatama, sellepärast et erinevad pangad pakuvad erineva kaitsega krediitkaarte ja kaarte. Et taaskord, kui see kaart on tehtud, siis natukene neid tingimusi uurida, et eelkõige tuleks siis vaadata neid kindlustussummasid. Kas see kindlustussumma on ühe isiku peale, mis teil seal esimeses tingimuste lehes kohe alati jookseb, või on siis kaardi peale. Et see on nüüd selline kõige suurem võib-olla murekoht, et ma arvasin, et terve mu pere on kindlustatud, sest alati on kindlustatud, eks ju, siis kaardi omanik ja tema lähedased, aga summast ei pruugi piisata, eks ju, et kui sul on reisitõrge 2000 eurot ja sul on 5-liikmeline pere, siis tänapäeval väga enam sinna sisse ei mahu. Et sellisel juhul sa pead jälle natukene nagu laiendama, et taaskord tasub vaadata. Need limiidid on siis jällegi see oluline koht, et... Ja, kindlasti limiite tuleb jälgida. Ja just täpselt see, et kas see on kaardi kohta või see on kindlustatu kohta, et täpselt, et see on väga oluline. Ja limiidid, et kaartidega alati, eks ju, on pagas, tõrge, meditsiiniabi, sellised asjad on vastutus, üldiselt kipuvad sees olema, aga taaskord, kui on vaja nii-öelda nagu natukene laiendada, eks ju, et sa mõtled, et sa tahad võib-olla mingi spetsiifilise asja vastu veel ennast kindlustada, siis see ei pruugi nagu sellisel standardsel paketil olemas olla a la streikide kaitsed, loodusõnnetuste kaitsed, et kogu see pool siiski üle vaadata koos limiitidega. Kui ma nüüd reisil lihtsalt unustan ära, et lennuk läheb täna, mitte homme, mis siis saab? Et kas sellist asja ka hüvitatakse või see on ikka puhas oma vastutus, et nagu eesti keeles öeldakse, loll pea on kere nuhtlus. Nii ongi. Nii on et ikka enda hooletus maksab pahasti kätte, et igasugused unustamised ei ole juhtumid samamoodi pagasi puhul, et kui sa ikkagi ise oma pagasi unustad sinna lennujaama tooli peale, siis me ei saa aidata. Jah, või õhtul restoranis unustad oma käekotti sinna, et näiteks või fotoaparaadi, siis see ei ole juhtum. Aga kui see käekott sealt lihtsalt pihta pannakse, et siis juba... Kui on toimunud vargus, et siis tuleb politseisse pöörduda ja see fikseerida. Et päris niisama ei ole, et ma ütlen, et kuulge, keegi pani mul käekotti pihta. Ei. Et see on vaja ikkagi kuidagi siis fikseerida. Kohaliku politseiga seal. Ikka tuleb, jah. Jah, paras töö. Kõik vargused tuleb kohaliku politseiga fikseerida, et saada hüvitist. Ja üleüldse juhtumid, mis iganes nad siis on, et kuidagi mingi tõendusmaterjal siis ju peab olema. Just, jah. Inimesed mõtlevad mõnikord ju nii ka, et mul on Euroopa ravikindlustuskaart rahakoti vahel, selline tore asi plastikust lausa, ja siis mul on kodukindlustus ka ja seal on ka mingid kaasavõetavad vidinad ju kindlustatud, et milles probleem? No ravikindlustuskaart tagab tegelikult ravi võrdselt siis, ütleme, lähed Euroopasse reisima, siis sa saad võrdselt tegelikult ravi kohalike inimestega, aga ei ole hüvitatud, ei kuulu siis kaitse alla näiteks voodipäevatasud, kui sul on lihtsalt riiklik ravikindlustuskaart, visiiditasud, transport haiglasse, transport koju, et need kõik ei ole hüvitatavad ja nii nagu sa näite tõid kodukindlustusega sul on kaetud asjad siis ei puutu üldse sinna riikliku ravikindlustuse alla. Et aga jah, kindlasti alati paneme meie ka südamele klientidele, kui vähegi see võimalik on kliendiga suhelda, et palun tehke omale ravikindlustuskaart rahvusvaheline, et see on tasuta, saadetakse sulle postiga koju ja sul on see käes. Sest kui ongi, et sa ei ole näiteks võtnud piisavalt kindlustussummat, siis sul on vähemalt tagataskus ka ravikindlustuskaart. Nii et igal juhul seda mõlemad oleks tark. Kindlasti, ja sest riiklikus haiglas saab ilusti ravikindlustusega hüvitada. See Euroopa ravikindlustuskaart, nagu nimigi ütleb, siis kehtib Euroopas ainult. Kui ma juba Türki lähen, et siis ei ole. Seal ei ole sellega midagi pihta hakata. Ja sealt me jõuamegi sinna, et vali seal suuremad kindlustussumad kindlasti. Teil on kindlasti väga suur kogemus oma erinevate juhtumite poolest, et kas te oskate ka mingeid näiteid tuua, et võtame just need perereisid, mis meil täna on kuidagi siin rohkem tähelepanu all, et milliseid
probleeme või õnnetusi siis juhtub või saab nagu välja tuua, et sellised tavalisemad asjad? No ütleme nii, et neid võib tõesti olla seinast seina, et on lihtsalt kukkumised, meil on tõuksid väga populaarsed, kukud tõuksiga on trauma ja ütleme nii, et Euroopas igal juhul kujuneb see ütleme nii, et see makse, ütleme nii, et see haiglakulud kujunevad väga kõrgeks, siis tegelikult kujunevad ka need täpselt samamoodi siin Soomes, Rootsis. Et mida me tahame ka rõhutada, et palun võtke ka sinna kindlustuse, et tihtipeale mõtlen, ma lähen laevaga sinna, et ma isegi mõtle selle kindlustuse peale. 80 kilomeetrit. Aga toome näite, pimesooloperatsioon oli üle 1000 euro Soomes, et ei olnud võtta riiklikku haiglat ja nii et see Euroopa ravikindlustuskaart ka antud juhul siis? Antud juhul ka ei aita, kui sul ei ole seal samas võtta, sul ei ole kuskil võimalust sõita või näiteks võtame suusareisid seal. Soome-Rootsi suusareisid kindlasti peab olema kindlustus olemas ja seal ka jälle ei soovita kõige minimaalset katet valida, et mis veel on juhtumeid on siin tõesti, mis on näiteks sellised Tai, Filipiinid, kus näiteks on palju rolleriõnnetusi, mis on väga sagedased ja ka seal näiteks üks rolleriõnnetus ulatub sul siin 50 000 euroni puhtalt ainult juba haiglaraviga, et ja kui veel peaks olema vaja ära tuua inimene sealt, siis ja me ei tea, võib-olla ta on paar kuud haiglas, ei ole võimalik teda liigutada, siis summad võivad ikka päris suureks minna juba. Inimesed ilmselt ei taju väga seda, kui kallis on tegelikult arstiabi, sest et meil on Eestis tore solidaarne süsteem ja me tegelikult ei näe nagu nii-öelda väga neid enda raviarveid, et kas või selline kõige tavalisem luumurd, mis ikka ju basseini ääres väikse lapsega võib juhtuda, see on väga kallis, et kui inimene mõtleb, et et võib-olla selle väiksema saan ise ka makstud, siis ei saa kusjuures. Ei ole, luumurrud siin on näha, väiksemadki luumurrud ulatuvad siin 7-8 000 euroni, et ehk siis tasub ikkagi võtta see nii et see mõtteviis, et minuga ikka ei juhtu või et siiamaani pole ju juhtunud. See meditsiiniabi, see peab olema, sest see on see koht, kus sul need summad võivad tõesti kolossaalseks minna. Aga perereisile minnakse teinekord erinevatel eesmärkidel, et minnakse tõesti ainult sinna basseini äärde lebotama, kuigi nagu me siin juba aru saime, ka siis võib juhtuda igasuguseid jamasid. Aga minnaksegi teinekord teadlikult selle sama suusatama või mis iganes selliseid ekstreemsemaid elamusi saama. Kas kindlustuse vaatest on vahet ka, et mida ja kuhu ma tegema lähen? Ja ikka on, et kindlustus, ütleme siis selline tavapärane jälle meditsiiniabi kindlustus, selliseid kõrgemaid riske ei pruugi katta, tõenäoliselt ei katagi, et sinna on vaja siis eraldi kaitset ja siis tuleb samamoodi vaadata siis erinevate kindlustuspakkujate tingimusi taaskord, et kes kuhu mida pakub, et tuleb vaadata mäekõrgusi, eks ole, et sellised suusareisid on meil ju talvisel ajal väga populaarsed, noored lapsed samamoodi kaasas, mäed on ju ronimised, sukeldumised, et kõik sellised kõrgema riskiga tegevused nõuavad üldiselt eraldi kaitset. Et päris nii ei ole, et võtan oma mõnusa hobi ja lähen ja teen ja siis kui midagi juhtub, siis tegelikult see tavaline nii-öelda pakett ei pruugi seda katta. Ei pruugi, et jällegi kõige olulisem korraks läbi mõelda, läbi vaadata, et mida ma selle kindlustuse eest siis tegelikult, kui kõrgele ma ronida tohin. Ja teinekord lähen laps läbi võistlustele, vanemad lähevad kaasa, võtame tennisevõistluse, lähed kaasa ja tegelikult ka seal juba on oluline, et oleks nii-öelda kõrgendatud riskiga kaitse, sest kõik laagrid, kõik võistlused, kui tehakse sporti, on see kaitse vajalik. Et see on oluline meeles pidada, sest et pärast ei tekiks arusaamatusi, et ma omast arust tegin ära reisikindlustuse ja siis näed, nüüd ikkagi ei hüvitad. Kui näiteks võtamegi, et sul on krediitkaardiga kindlustus, sa võib-olla ei mõtlegi selle peale, meil on kõigil kaitse olemas, laps läheb võistlustele, pärast tuleb välja, et tegelikult seal ei olegi seda kaitset olemas. Et jah.
päris palju nüansse. Mulle Ja. hakkab tunduma, et see reisile minek võib-olla ei olegi kõige parem mõte. Puhka Eestis. Just. Kampaania võib-olla oleks kõige rahakoti sõbralikum päeva lõpuks. Aga no ikka reisimas käiakse ja me oleme praegu rääkinud nendest olukordadest, kus siis endaga midagi juhtub ja mingi selline probleem on, aga on ju ka olukordi, kus ma ei tea, noh, me ei taha ju öelda, et ainult lapsed ju pahandust teevad, eks ole, et eks ikka täiskasvanu süül võib ka üht-teist ju juhtuda seal, aga siiski, et jällegi perereisist rääkides võib igasuguseid olukordi ette tulla, kus mitte mina ei saa kannatada isegi, vaid keegi teine minu tõttu. Kas sellist asja saab ka kindlustada või kas see reisikindlustus, millest me täna siin räägime, katab sellist asja? Jällegi peab vaatama tingimusi, aga vastutuskindlustus on sellise asja jaoks täiesti olemas, et väga vajalik lastega reisimisel, aga muidugi endale ka eriti suusareisidel, et kõige sellised suuremad juhtumid võivadki juhtuda, kui sa kogemata tegelikult mäel kellegile otsa sõidad, eks ole. Ja vastutuskindlustust saab ka eraldi osta, et peab vaatama, kas ta on krediitkaardi peal, reeglina ta tegelikult kipub olema, aga kui sa sõlmid eraldi reisikindlustuse, siis tuleks vaadata. Ja selline asi siis katab, ütleme perereisi puhul need laste sellised pahandused ära küll, et hotellides asjade lõhkumised, voodi peale pissimised, meil on ka selliseid juhtumeid, et hotell ju tegelikult nõuab siis sinult sisse selle raha ja kindlustus hüvitab antud kaitse puhul pahanduse ära. Ja. Pahandused on siis kindlustatud. Saab eraldi selline kaitse nagu pahanduse. Üks näide on ka see, kus tegelikult klient oma arust ei teinudki ju pahandust, aga pärast öeldi talle, et on pahandus. Telekas, ja nüüd on suur pahandus, et telekas ei tööta. Et ennem töötas ja pärast ei tööta. Et selliseid asju juhtubki jälle meie populaarses Egiptuses näiteks. Mis sellistes olukordades saab üldse? Ega inimene võibki seal vaidlema jääda, aga lõpuks on ikkagi kindlustus tuleb appi ja tegelikult tema nii-öelda lõhkus ära ja vastutuskindlustus siis tuleb antud juhul appi. Ja kui ei oleks kindlustust peal olnud, mis siis oleks saanud? Siis oleks ta ise maksnud selle, sest teda ei lastud ennem sealt hotellist äragi väidetavalt. On ikka olukordi, on veel mingi põnevaid näiteid tuua, mille peale tõesti tava inimese aju ei oska tullagi. Et need on ju kõik elulised näited ja võib-olla aitavad teistel inimestel ka olla tähelepanelikum. Vastutuskindlustus on selline huvitav, et kui seal juba midagi tekib, siis see on tavaliselt selline üsnagi ootamatu kõigile, aga me jõuame jälle ju ikkagi kõige tavapärasem on see suusamäe teema, et või siis samamoodi laps sõidab tõuksiga, tore, rendime kõik omale tõuksid ja sõidad kellegile otsa või sõidad vastu mõnda autot, et kõik need juhtumid. Et see ei pruugi ainult hotellis ju olla. Absoluutselt, et see võib olla sul linnatänaval, et kõige tavalisemad ongi, et elevant portselanpoes, et näide on ju. Et ajad seal midagi ümber ja esitatakse sulle nõue. Sellise mingi ajastust pärineva vaasi ümber ajad, siis vist ei ole isegi miljonilisest reisikaitsest kasu. Et neid näiteid võib selliselt välja tuua. No igal juhul tasub olla tähelepanelik ja võib-olla ka tuttavatega rääkida, kellel seda reisikogemust on võib-olla rohkem, et selline infovahetus ei tee kunagi paha. Kuidas saab inimene nüüd kindel ikkagi olla, et kui mul on reisikindlustus tehtud ja olen enda arust kõik need paketid võtnud nagu peab, et ikkagi kui midagi nüüd on, siis kindlustusselts selle kahjuga katab? Selles mõttes, et ega on ju neid välistusi, eks ole, millest me oleme natukese siin rääkinud juba, aga võib-olla käiks need korra üle veel. Välistuste osas ongi, et alati tuleb kontrollida, kas sul ikkagi on loodusõnnetuste kaitse sees, kas sul on streigikaitse, on erinevad streigid, pankrotid, maksejõuetused, et kõike seda tuleb kontrollida, et sul oleks see kaitse, sest vastasel juhul sa ei saa hüvitist, kui lend ära jäetakse. Ja reisikindlustuses erinevaid välistusi võib veel siin välja tuua, et on ka mõned haigused näiteks, mille puhul võibki olla välistus. Aga üldjuhul ongi see, et näiteks võtamegi need samad haigused, et kui
kui sul juba see haigus on alanud ja sa hakkad seda reisikindlustust sõlmima, siis sul enam kaitset ei ole sellele. Plaanilised ravid, näiteks kui ma planeerin minna kuskile operatsioonile, siis see ei ole hüvitatav. Käiakse ju nii-öelda raviturism on ju täitsa eraldi selline valdkond olemas. Oleme siin ju ajakirjandusest lugenud, et käiakse ka tegemas küll hambaoperatsioone, küll iluoperatsioone, et jah, et kui seal nüüd ütleme nii, et need kõik ei ole juhtumid, kui seal nüüd midagi juhtub, avastatakse mingi lisahaigus, siis see on kõik planeeritud, see ei kuulu hüvitamisele. Aga kui selle reisi käigus, ma ei tea, kohver pihta pannakse, siis see ikka... See küll, aga näiteks on tulnud juhtumeid, kus siis selle käigus, et minnakse sinna tegema plaanilist ravi ja avastatakse veel mingi asi, siis see on ikkagi loetakse plaaniliseks. Igal juhul tasub tähelepanelik olla. Kindlasti ma olen üsna veendunud, et ka teie inimeste käest tasub siis nõu küsida, mitte lihtsalt hinda või seda kuumakset või seda korramakset, mida iganes, vaid siis just seda sisu poolt saab informatsiooni teie käest. Aga kas on mingisugune koht, kuhu me täna saaksime meie vaatajaid ja kuulajaid suunata, et see on selline kodulehekülg või mingi selline koht, kus saab nagu natuke rohkem informatsiooni just. Et muidu ma pean käima Välisministeeriumi lehel eraldi, siis ma ei tea, mingid kõik need kohti on hästi palju. Aga kas on kuhugi koondatud mingi info? On erinevaid, ütleme, online müügi, ütleme, et kui sa saad online'is kindlustusi osta ja seal ka üldjuhul ikkagi on alati olemas informatsioon, et ma nüüd ei taha siin eraldi välja hakata tooma, aga alati seal, ütleme, kus sul on kindlustust müüakse, reisikindlustust, siis seal on ikkagi väiksed infonupukesed, et kontrolli, loe, alati loe need infonupukesed läbi igal pool e-poodides, et vaata, mis sinna juurde on kirjutatud. Et näiteks on ka piirkonna juures sul väike infonupuke, mul on ruttu vaja teha, ma ei vaata seda, pärast tuleb välja, et infonupuke oli, aga see ei kehti seal. Et ehk siis, Ja see Välisministeeriumi reisitargalt portaal vist on ka, kuhu võib ikkagi alati... Seda tuleks ikkagi vaadata, et mis seal riigis, sest sinna ikkagi pannakse see välja. Üsna kiiresti, kui midagi riigis juhtub, et see reisitargalt.ee, seal see info uuendus toimub nagu üsna kiiresti, et kui on sinna ikkagi pandud, et me tungivalt soovitame mitte sinna riiki reisida, et siis tasub mõelda selle peale. Just tahtsingi küsida, et mõnikord ongi. See märge on täitsa juurde pandudki sinna, et soovitame mitte reisida, aga kui ikkagi minnakse, kas siis sellisel juhul ka mingid kindlustuse vaatest mingid vahet on, et pärast te ütlete, et vaadake, et see Välisministeerium ütles, et ärge minge, te ikka läksite, et nüüd kindlustus ei kehti. Ütleme, siin võib olla ka erinev seltsiti, et kellel siis Välisministeeriumi leht on siis võib-olla seotud tingimustega, osadel seltsidel jälle mitte, et seda tuleb kindlasti vaadata, et mõnedel kindlustusandjatel ei ole see välistuse aluseks, kui on Välisministeerium öelnud, et me soovitame, et ikkagi hüvitatakse, kui midagi juhtub, kui seal näiteks ei ole just alanud juba maavärin, ma nüüd lähen ostan selle kindlustuse, siis see juba on ette teada sündmus, mis seal toimub, siis paraku kindlustus ei kehti. Nii et ikkagi eraldi juhtumid, eraldi plaanid, kõik see sõltub, eks ole. Öeldakse, elus kõik sõltub erinevatest asjaoludest. Et asi, mis tundub väga lihtne, et kui hakkad süvenema, siis ei pruugi nii lihtne. Et siia saate lõppu inimesi ikka julgustada reisima, et siis ega see elu nüüd nii hull ka ei ole, aga ega see ettevaatlikkus ka paha ei tee ja tark käitumine. Kas te tahate veel midagi panna, mida me tänase saate jooksul pole veel rääkinud inimestele südamele? Ega me oleme vist öelnud selle põhisõnumi ikkagi ära, et reisimine on seiklus, on väga tore, selline positiivne sõltuvus inimestel ka vahest, aga tuleb natukene enne vaeva näha ja veidi siiski vaadata, et kuhu ma lähen, mis seal riigis toimub ja mille vastu ma saan ja pean ennast kindlustama. Just, täpselt. Ja siis on reis igati midagi rahulikuma südamega saad ju olla. Mingi südamerahu on ikka rohkem kui ilma kindlustuseta minna. Kindlasti see tagab seda, nii et
kõik on juba ilusti öeldud. Väga tore, aga siis suur tänu teile, et te saite aega tulla ja loodetavasti siis meie vaatajatel ja kuulajatel oli ka kasulik selline informatsiooni jagamise koht ja loomulikult julgustame ikkagi inimesi liikuma, sest et nagu öeldakse, kui elad oma õue all, ei tea, mis sünnib kaugemal. Nii et tasub ikka maailma vaadata ja ega see nii hull koht ei ole ka teinekord, kui võib-olla meediast tundub. LHV kindlustuse isiku- ja tervisekindlustuse tootejuht Annika Alasi oli täna külas ja samuti ka Seesami reisi- ja tervisekindlustuse tootejuht Marit Raag. Veel kord suur tänu, aitäh kuulajatele ja vaatajatele, järgmisel korral juba järgmised teemad. Kõike kaunist! Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee